Kui ma võtaksin kõige lihtsama definitsiooni, mis on siis inimese füsioloogia õpikus võimalik kätte saada, mida meditsiiniõpingute juures kasutatakse, siis gaasivahetust rakkude ja ümbruskonna vahel nimetatakse hingamiseks kõige üldisemas mõttes. See tähendab seda, et me hingame hapniku kopsude kaudu sisse, need jõuavad kudedeni ja hingame CO2, mis on siis ainevahetuse lõpp-produkt, CO2 hingame välja. Siin näitab lihtsalt ära selle, et me hingame kopsude kaudu, hingame sisse, siin toimub kapillaaride kaudu, läheb siis hapnik, läheb kudedesse, siin toimub hapniku äraandmine, CO2 tootmine ja tagasi vere kaudu läheb siis CO2 kopsudesse ja siis me hingame selle välja. Nii lihtne see ongi. Gaasivahetust rakkude ja ümbruskonna vahel nimetatakse hingamiseks kõige üldisemas mõttes. Loomne rakk saab reeglina oma energia toitainete oksüdatiivsetest lagundamisest. Niisiis on ta sõltuv pidevast hapniku juurdevoolust. Niisama oluline on raku funktsioonivõime säilitamiseks ainevahetuse lõpp-produkti süsinikdioksiidi pidev eemaldamine. Ja siis hapniku transpordil ümbritsevast õhust kuni tema kasutamise kohtadeni rakkudes on siis toimuvad järgmised protsessid. Kõigepealt on transport kopsu alveoolidesse ventilatsiooni abil. Siin me näeme, et ta läheb kõigepealt kopsu, läheb hapnik. See on hingamine, ma saan aru. Ja või siis ta on kopsu tuulutus on selle nimetus. Okay. Hingamine ta ei ole, sest see on üks hingamise osa. Siis edasi on alveoolidest, ta läheb kopsu kapillaaride verre. Ehk siis siin, kui ta on jõudnud kopsudesse, siis ta diffusiooni teel imendub verre, hapnik. Edasi viiakse ta verega koekapillaaridesse, olenemata siis mis kude on. Siin ta näitab nagu alla, et oleks nagu kõhuga seotud, aga ta võib minna ka üles pähe. Need veresooned lähevad igale poole. Ja siis siin kapillaarides toimub hapniku rakkuminek, diffundeerimine rakku ja sealt antakse välja CO2. Ja CO2-l toimub täpselt vastupidine, et ta kõigepealt tuleb rakust välja, läheb mööda vereringet kopsudesse ja kopsudest me hingame ta välja. Selle peale ütleks väga lihtne ja loogiline, milles probleem on siis üldse? Minul oleks küsimus. Need samad, mis räägitakse, see hemoglobiini tase, mis meestel on reeglina kõrgem kui naistel. Nii. Mis sellest hemoglobiini tase, mismoodi see nüüd mõjutab, see on eks veri, eks, mis seal sees nii-öelda, ma saan aru siin käib, mismoodi see hemoglobiini tase nüüd seda mõjutab, mismoodi ta välja tuleb see CO2? No seda kõige rohkem tuuakse välja seda seost, et kui hemoglobiini on vähe, ehk siis kui on aneemia, siis tegelikult hapniku seotakse vähem ja hapniku kogu organismis on vähem. Aga see võib olema väga sügav aneemia selleks, et sellest hemoglobiinist sõltub see hapniku transport. Aga meestel on siis seda rohkem reeglina või? No meestel reeglina on rohkem hemoglobiini, jah. Hemoglobiin normväärtused on nüüd kõrgemad. Vaata, nüüd me oleme tegelikult sellises momendis ja sellise punkti juures, et sellele küsimusele vastuse sa saad siis, kui me oleme kogu selle loengute tsükli ära teinud. Sest see vastus, mida praegu Kersti andis, see on akadeemilise meditsiini selline loosungilik vastus. Ta sisuliselt vastas sulle sinu küsimusega. Et meestel on hemoglobiin kõrgem ja ta lõpuks vastas, et jah, meestel on hemoglobiin kõrgem. Mul on nagu, kuna minul on astma ja mul on alati eluaeg olnud hemoglobiin tegelikult suhteliselt kõrge, eks, siis mul on nagu, ja meestel on ka nagu hemoglobiin, siis ma olen kuulnud, et igal juhul, et neil on see mingi hapniku omastamisvõime on nagu parem, ütleme, ja nad on ka füüsiliselt nii-öelda võimekamad, eks ole. Mul on nagu ebaselge see seos. Vaata, mina ütlen sulle, sellepärast sul see astma ongi, et sul on hemoglobiin kõrge. Ja ongi kõik. Aga ma ei saa sellest aru. Ja, aga vaata, siin ongi nüüd see, et me peame jõudma nende loengute osaga nii kaugele, et see loengute lõpuks saaksid aru, miks see nii on ja kus kohas on sinu probleem. Et milles on tegelikult sinu probleem. Sest ega see ei ole ka, tähendab lihtsalt hemoglobiin on liiga kõrge. Miks ta on liiga kõrge?
no ütleme, ta ei ole mul normaalolekus, ütleme nii, ta pole kunagi madalaks läinud, eks ole, et ta on normaalolekus normaalne, eks ole. Ma lihtsalt kuulan alati huviga, kui räägitakse, et Jaak Mael on kõrge ja nii ja naa, eks, et tead ei tohi olla ja siis ei tule võistlustel, ei lähe mingisse normi, aga ma ei saa sellest aru tegelikult. Aga vot see ongi nüüd see, et kui sa selle küsimuse küsid ükskõik kelle arsti käest, siis sa saad täpselt sellise vastuse, nagu praegu Kersti sulle andis. Aga selle vastusega sa ei tee mitte midagi. Absoluutselt. Nii. Ja selleks, et sa saaksid asjast aru ja et sa saaksid nagu tegelikult sellest vastusest aru, selleks on vaja minna sellesse füsioloogiasse, mõista kogu seda hingamissüsteemi, kogu neid samu transporte ja kõik need diffusioonid ja igasugused muud sellised toredad sõnad. Jah, nii öelda. See on sama asi, vaata, et ma istun loengus, Ülle küsib ja ma ei oska vastata. Kuigi mul võivad need teadmised taga olla. Ikkagi ma vastan, et meestel on kõrge hemoglobiin, sest meestel on kõrge hemoglobiin. No, mis meil siis teistmoodi on, et nii, aga vaata, ikkagi see sama asi, kui me esitame küsimuse, siis me ei tohi seda küsimust enda sees esitada liiga kaugel. Sest siis me teeme sellise, me võime kaugele esitada ta sellisel juhul, kui me kasutame... Mida see veri siis mõjutab? Kuidas see veri, mis siin on, see kapillaaride veri, kuidas ta mõjutab selle süsihappegaasi väljatulekut? Ja, aga selleks me praegu ongi. Ja need erinevad verenäitajad või siis ütleme siuksed, Ja asi on, mitte veri ei mõjuta seda. Ma ei oska nagu küsidagi võib-olla õieti. Sellepärast ongi see, et me ei tohi hüpata. Me ei tohi hüpata väga kaugele. Me peame võtma selle küsimuse, me peame võtma samm-sammult küsimuse minema, kas siis pealispindsemaks või siis sügavamalt ja siis meil hakkab see pilt minema lahti. Sest muidu me saame täpselt sellised vastused ja vot see ongi see osa, mida ma nimetan, et tegemist on õpitud vastustega, õpitud küsimustega, õpitud, ära õpitud. See näitab, et inimene on materjali omandanud, aga kas seda materjali ta suudab ka elus kasutada, vot see on eraldi küsimus. Tähendab sellele veretranspordile, mis sa siin räägid, näiteks kui mina paneksin sealt omapoolse niisuguse definitsiooni, et hingamine see on protsesside kompleks, mis tagab organismi hapniku sattumise ja süsihappegaasi eemaldamise, siis ma ei tea. Ja ma ei saa vastu vaielda selles mõttes, et ma arvangi, et see pigem on lihtsustatud definitsioon, mis on see. Ja, aga kas minupoolne definitsioon on natukene lihtsam? Minu arust on lihtsam. Mis on hingamine? See on protsesside kompleks. See on lihtsam, kui selline Kersti rääkib, see on midagi aru. Sain aru hästi, nagu korralikult kuulata, hästi piisavalt kuulata. See on keerulised sõnad, mida, kes üldse pole meditsiini kuulanud, ei saa nendest sõnadest aru, kes ei ole käinud meditsiiniloengus. Kersti rääkis ära selle, kus see õhk läbi käib ja kus ta välja tuleb. Ma peast oli see ring lihtsalt. Aga kui te niimoodi vaatate, siis mina tegelikult ei öelnud mitte midagi. Eks ole? On nii? Ma lihtsalt ütlesin, et see on kompleks. Aga millest ta koosneb? Nii, tema hakkas seletama kohe kompleksis olevaid osi, millest see koosneb. Nii. Terve ringi tegi ära. Saate aru, siin ongi see sama asi, see sama sammude kaupa küsimine. Nii, esmalt ma teen selgeks selle, et hingamine ei ole lihtsalt tavaline asi, vaid ta on mingisugune vot selline struktuur, mingi kompleks, mingi süsteem, mis koosneb erinevatest osad. Sama Mari küsimus, et kas hingamine on see, et õhk läheb kopsudesse? Tegelikult ei ole ju. Ei ole, see ole. Nii, okei, see on see kompleks. Nii, ja nüüd, kui ma olen sellele öelnud, mul tekib see pilt, selge, see on kompleks. Seal on jumal teab, mis seal all on, kus juures ma mitte ühtegi nendest sellest samast jumal teab, millest ma ei välista. Ma annan ääretult ebamäärase definitsiooni omamoodi, aga samas täpse. Ja nüüd me hakkame seda ükshaaval arutama lahti, et meie vestluse tulemuseks, loengut tulemuseks, kogu selle tsükli tulemuseks teie sees tekiks pilt, mis on hingamine.
ja tähtis ei ole mitte see, et te teete selle pildi teisele selgeks, vaid tähtis on see, et teil endal tekiks pilt. Ja vot siin ongi nüüd arstide ja minu vahe. No see pilt on ka väga konkreetne, siin ei olegi rohkem midagi küsida. No sul ei ole mitte midagi küsida, sul ei teki isegi küsimusi mitte midagi. Aga kui ma võtan selle sama pildi ja panen oma keresse. Noh, kuhu ma need raakud paigutan, kus ma selle seerimise paigutan? Ei, no see toimub ainult seksuaalosad, noh. Pea on tühi. Pea on täiesti tühi, seda ei olegi vaja üldse mitte midagi. Ainult aukus sisse ja välja läheb. Noh, saate aru, mismoodi luuakse teatud pilte inimestele. Ja inimene võtab selle plaksamaks. Nii, kõik. Ja korras. Ja ta ei mõtlegi üldse edasi. Siis hakkab mõtlema, kui sa uuesti küsid, et noh. Jaa, kõik sa veel küsib, et mis see tähendab. Nii et noh, jutt on ääretult tark, aga mitte